Tervist! Kreatiin on teadupärast enim uuritud toidulisand, mida on varem tarvitatud ennekõike lihastreeningu tulemuste parandamiseks, ent millel on viimase 10 aasta jooksul leitud olevat arvukaid positiivseid mõjusid ka meie ajule, ehk siis keerulisemalt öeldes kognitiivsele võimekusele. Ma olen ka oma kanalis teinud videoid teadustöödest, mis näitavad, et kreatiin aitab kroonilise väsimuse vastu, ergutab väsinud aju ja sellele on veel lisaks mitmeid positiivseid omadusi nii vaimse kui ka füüsilise tervise osas. Ja ma olen tegelikult kreatiini oma videotes nii palju kiitnud, et ma peaksin minema perekonnaseisuametisse ja panema oma teiseks eesnimeks kreatiinmonohüdraat. Aga veel enne seda, kui ma selle tee jalge alla võtan, räägin ma sellest uuringust, kus vaadeldi, kas kreatiini tarvitamine aitab, ilma et patsient kasutaks samal ajal antidepressante, vähendada depressiooni sümptomeid. Sel eesmärgil jagati 100 rasket depressiooni põdevat inimest, meest ja naist, kes ei olnud vähemalt 8 nädala jooksul enne uuringut kasutanud depressiooni ravimeid, 2 gruppi, millest ühele jagati 8 nädala jooksul ainult suulist nõustamist, kuidas oma häirega hakkama saada, ja lisaks anti neile loomulikult ka ilma igasuguse toimeta placebo preparaati. Samas kui teise grupi liikmed tarvitasid lisaks nõustamisele igapäevaselt 5 grammi kreatiinmonohüdraati. 2 lähenemise mõju hinnati standardse ja laialt kasutatava depressiooni küsimustiku PHQ-9 abiga ja see näitas 8 nädala möödudes, et depressiooni sümptomid olid vähenenud mõlema grupi liikmetel, aga väga olulises mahus enam neil, kes lisaks nõustamisele tarvitasid ka kreatiini. See uuringu tulemus on tsipakene üllatav 2 põhjusel. Esiteks on päevane 5-grammine kogus levinud arvamuse kohaselt aju kreatiini taseme tõstmiseks küll napilt piisav, aga parema ja parima tulemuse saavutamiseks peaks kogus olema suurem, üldise hinnangu järgi vähemalt 10 grammi päevas. Ja teiseks kulub meie praeguste teadmiste juures päevas 5 grammi kreatiini tarvitades vähemalt lihastes kreatiini maksimaalse võimaliku taseme saavutamiseks ligikaudu 3-4 nädalat. Ehk siis, kui me võtame endale väikese vabaduse ja eeldame, et lihaste maksimaalne kreatiini tase võrdub maksimaalne positiivne mõju ajule, avaldus maksimaalne kreatiini mõju patsientidele alles uuringu poole peal. Aga nii või teisiti, kreatiini mõju oli selge ja üllatavalt tugev. Kuidas siis kreatiin, mida on ju väga pikka aega seostatud lihastreeningu tulemuste parandamisega, meie aju tervist parandab ja vaimse tervise häireid leevendab? Tegelikult on meil sellest päris hea arusaam. Kreatiin mängib teadupärast võtmerolli meie energia tootmises ja aitab meil tõhusamalt taastoota ATP-d ehk adenosiintrifosfaati, mis on organismi universaalne energiaallikas. Kuna ajurakud vajavad pidevat ATP varu, on kreatiin ajutalitluse optimaalseks toimimiseks hädavajalik. Kreatiini olulisus ajule tuleneb muuhulgas sellest, et kui mõnel inimesel on erinevatel põhjustel kreatiini puudus, siis kuulub kliiniliste sümptomite hulka ka intellektipuue ja ka näiteks epilepsia koos teiste neuroloogiliste probleemidega. Ja aju madal kreatiini sisaldus on teadusuuringutes seostatud paljude neuroloogiliste haigustega ja need leiud tegelikult laienevad ka depressioonile. Kui me tarvitame kreatiini toidulisandina, siis tõstab see aju kreatiini sisaldust, mis on vast peamine mehhanism, kuidas kreatiin aju positiivsel moel mõjutab. Tõenäoliselt vähendab kreatiin depressiooni sümptomeid ka aktiveerides dopamiini ja serotoniini retseptoreid, vähendades oksüdatiivset stressi ja tõstes aju närvikasvufaktori ehk BDNF-i taset. Kokkuvõtteks. Kui sul on sageli meel must ja elul puuduvad värvid ja maitse, siis võib sind pisut aidata helgemas suunas nügida tänapäeval ka suvalises toidupoes tervisetoodete riiulil müüdav kreatiinmonohüdraat. Ja kas sa tead või arvad, mis aitab depressiooni sümptomeid veel vähem
alla suruda. No loomulikult on see regulaarne, aeroobne ja lihastreening. Ja selle väite kinnituseks on meil väga palju ja väga heal tasemel teadusuuringuid. Ja nagu me näeme näiteks sellest imelisest tabelist, annavad aeroobne ja lihastreening sisuliselt sama hea tulemuse kui depressiooni ravimid. Noh, ja kui sa viskad siia valemisse veel kreatiini ka juurde, siis ongi su elu lill ja polegi enam tarvis neid mõrusid pille neelata. Jõusaalis näeme!